salvestust. Ja miks me salvestame, on see, et meil on kirja pannud täna päris suur hulk osalejaid. Kõik nad ei ole praegu veel siia virtuaalsesse ruumi jõudnud, aga selleks, et austada nii teie kõigi osalejate aega, siis me alustame ka täpselt. Ja logistika osas on alati üks küsimus, et kas slaidid saadetakse, siis selle kohta ma ütlen nii, et palun kirjuta mulle, kui sa soovid neid slaide pärast, siis ma loomulikult olen valmis neid jagama. Ja teine küsimus on alati ka, et kas võib küsimusi esitada jooksvalt ettekande jooksul või pärast ettekannet, siis olles läbi viinud alates koroona algusest enam kui 300 virtuaalset üritust, ma julgustan teid väga küsimusi esitama kohe jooksvalt. Mille pärast? Sellepärast, et ühte rääkivat pead on oluliselt keerulisem kuulata kui mitut rääkivat pead. Ja teame me ju isegi, et kui olla ekraani juures, siis neid segajaid sealt ekraani pealt erinevatest aplikatsioonidest tuleb nii palju. Minu nimi on siis Piret Võtissepp, olen Kaubandus-Tööstuskojas teenuste juht ja püüan teile siis täna anda selle lühikese ülevaate. Ja ilmselgelt me ei pretendeeri sellele, et me räägiksime siin kogu koja tegevustest, sellepärast et koja tegevusi on väga palju. Lisaks teenustele ja projektidele üks väga oluline pool on siis poliitika kujundamine ja ettevõtjate vaatepunktide edastamine poliitikutele ja erinevatele ametkondadele. Seda teevad mu kolleegid poliitika kujundamise ja õigusteaduse osakonnast ja ma ei pretendeerigi selles valdkonnas ka kõige suuremat teadmist omama, et ilmselgelt juristid oskavad neile küsimustele oluliselt paremini vastata. Aga koja teenustest oskan ma küll rääkida ja koja teenused on tõesti väga lai ampluaa ja miks on lai ampluaa, on sellepärast, et ka meie tegevusi ja meie liikmeid on nagu kõikidest erinevatest tegevusvaldkondadest. Väga tihti meilt küsitakse, et aga kust teil kõige rohkem liikmeid tuleb? Meil on praegu 3600 pluss liiget ja me loeme ainult siis liikmeid, mitte siis liikmete liikmeid oma liikmeteks. Et siis väga lihtne vastus on see, et me ei saa öelda, et kust nad tulevad, sellepärast, et nad on tõesti kõik väga erinevatest sektoritest, et circa 26% on tööstussektori esindajaid, aga circa 26% on ka teenindussektori esindajaid. Nii et ja kõik need erinevad sektorid siis sinna juurde, mis annab meile väga hea ülevaate kogu majanduses toimuvast ja me püüame siis ka need teenused nii teha, et need oleksid siis vastavalt ettevõtete vajadustele kooskõlas. Ja miks ma seda kooskõla välja toon, ongi see, et tegelikult see nõuandmine on see, mida me oleme teinud läbivalt kogu oma tegevuse jooksul, aga just kui tuli näiteks koroonapandeemia või ka nüüd, kui algas 24. veebruaril Ukrainas sõda, siis väga paljud meie liikmesettevõtted pöördusidki meie juristide poole, et saada juriidilist nõu. Igale liikmele on 1 tund juriidilist nõu tasuta aastas, aga isegi kui te olete mitte liige, siis see tunnihind, millega meie juristid nõustavad, on oluliselt teine kui siis erasektori advokaadibüroodel. Ja Euroopa Liiduga on samuti võivad olla väga spetsiifilised küsimused. Meil on Euroopa Sotsiaalmajanduskomitees oma esindaja Reet Teder, kes on seal aastaid Eesti seisukohti väljendanud ja samamoodi siis väliskaubandus- ja tollialane nõustamine, et just nägin eile ühte meie pikaaegset klienti, väga tuntud ja tunnustatud Eesti ökokosmeetika bränd ja nende ekspordijuht ütles, et esimest korda saame saata saadetise Lõuna-Koreasse, et see protsess on olnud väga pikk ja nii hea, et teie siis kolleegid on osanud nõu anda seal, kus vaja ja mis dokumente ja missuguses variandis ja mil viisil peab siis täpselt esitama. Loomulikult üks koja ülesannetest on tutvustada uusi sihtturge ja ärivõimalusi. Näiteks eelmisel nädalal meil oli just
Hongkongi äriseminar ja ärivõimaluste osas ka, et turg muutub ju nii kiirelt ja aina kiiremini ja kiiremini, et see, mida me tegime näiteks 3 aastat tagasi ja neil teemadel me praegu enam ühtegi infoseminari ei tee, sellepärast et need teemad enam ei olegi aktuaalsed. Näiteks sel kolmapäeval toimus meil tarbijakaitseõiguste alane koolitus ja eesmärgiga veel see, et need koolituse läbinud oskaksid siis omakorda koolitada. Ja koolitus on üks asi, mis läbivalt koja teenustes on, mille pärast, sellepärast, et meil on väga palju liikmeid ja väga palju koostööpartnereid, kes on mingisuguse valdkonna eksperdid ja loomulikult see suur liikmeskond annab väga hea platvormi ka erinevatel teemadel erinevaid siis koolitusi korraldada ja see suur liikmeskond annab meile ka ise teada, mis teemad on praegu aktuaalsed ja mis teemadel oleks vaja täiendavaid teadmisi ja mida me väga teadlikult oleme teinud, vähemalt kogu selle aja, kui mina olen kojas töötanud, on ka see, et me ei dubleeri neid asju, mida eraturg pakub. Et pigem ongi nii, et kui me näeme, et eraturul ei ole antud teadmisega koolitust, siis me seda teeme ja kui eraturg suudab seda juba piisavalt palju pakkuda ja on huvilisi ja turgu, siis meie enam seda ei korralda. Ja samamoodi ka siis avaliku sektori pakkumise osas, et kui kunagi ma 6 aastat tagasi Kaubandus-Tööstuskojaga liitusin, oli meil väga tavapärane, et toimusid erinevate sihtturgude tutvustavad äriseminarid, siis praegu ma julgen öelda, et selle rolli on suuresti üle võtnud EAS, sellepärast esiteks neil on selleks oluliselt rohkem vahendeid, aga teiseks neil on ka ekspertiis ehk nende EAS-i välisesindajate näol, kes ongi nendes sihtriikides koha peal ja ilmselgelt nad teavad, mis seal sihtriigis toimub või peaksid teadma. Märksa paremini kui see inimene, kes on Eestis ja suhtleb siis aeg-ajalt sealse äripartneri või koostööpartneritega. Ja see sihtriigid eksport on hästi seotud ka sellega, et me aitamegi leida siis partnerid konkreetselt nii kodu kui välismaal. Ja kuidas me seda teeme, on äridelegatsioonid, on erinevad messikülastused ja on konkreetsed partnerotsingud. Ma julgen öelda, et messikülastusi kui selliseid jääb üha vähemaks, küll aga on siis erinevad kontaktreisid, mille raames siis EAS näiteks hangib erinevaid partnerkohtumiste korraldamisi ja see on üks, millega meie projektijuhid sisuliselt päevast päeva tegelevad ja sama kehtib siis äridelegatsioonide osas. Äridelegatsioonidega on see olnud, et koroona ajal neid ei olnud. Siis tuli sõda, mis tähendab, et kõrged valitsuse esindajad ja riigiametnikud on hästi tugevalt olnud seotud siis erinevate poliitiliste teemadega, aga näiteks sel pühapäeval läheb meie majandusminister Ukrainasse ja on valmis võtma kaasa ka äridelegatsiooni ja on ettevõtteid, kes soovivad kaasa minna. Õnneks on projektijuht ka, kes valdab nii vene keelt kui inglise keelt ja kellel on ka valmisolek Ukrainasse praegusel hetkel minna. Mida võib-olla väga vähe teatakse, on see, et koja teenuste portfellis on ka hangete monitooring ja hangete monitooring on selline, et saabki väga täpselt öelda, missugused hanked ja kus Euroopa Liidu riikides huvi pakuvad, sest teadupärast on meil ühtne siseturg ja see tähendab ka seda, et peaks ideaalis olema ka siis samadel võrdsetel võimalustel ligipääs teiste Euroopa Liidu riikide hangetele. Kas see ka päriselus nii on? Selles osas me võime siin pikka diskussiooni arutada, aga fakt on see, et on teatud ettevõtted, kes on võtnud omale äristrateegia osaks läbi riigihangete uutele turgudele sisenemise. Nad ei taha sellest kõva häälega tihtipeale rääkida.
sest meil on olnud ka selliseid ettevõtteid, kes tõesti on saanud väga head koostööpartnerid ja neil on läinud väga hästi ja on väga kiiret kasv toimunud. Ja meie omalt poolt loomulikult sooviksime, et rohkem ettevõtteid sellest teenusest teaks, aga need ettevõtted on hoidnud madala profiili. Ja kinnitame, anname välja tollialaseid dokumente, et need tollialased dokumendid on tõesti väga spetsiifilised, erinevates riikides on erinevad nõuded ja need on siis lisaks neile dokumentidele, mis väliskaubanduse kaupade liikumisel Euroopa Liidust kolmandasse riiki on vaja. Aga selleks on meil oma eksperdid, kes seda valdkonda teavad ja tunnevad ja kui on mõni uus dokument, siis ilmselgelt konsulteerivad ka kas siis Eesti Maksu- ja Tolliametiga või siis rahvusvaheliste instantsidega, et kõik vajalik saaks tehtud, nii et ettevõte saaks oma kauba või toote sinna vajalikku riiki siis viidud. Lisaks sellele on meil erinevad reklaamivõimalused, kuna 3600 liikmega nii-öelda kontakti hoidmiseks me oleme välja töötanud siis sellised toimivad kommunikatsioonikanalid. Nendeks kanaliteks on siis paberkujul ajakiri, mis ilmub kord 2 kuu jooksul, aga on ka e-teataja, mis on uudiskiri, mis kord nädalas ilmub ja uudiskirja tellimiseks ei pea olema meie liige. See saab lihtsalt kirja panna ja hoida ennast nende teemadega kursis, mida me nii poliitika kujundamise kui teenuste poole pealt teeme. Ja loomulikult on lisaks veel erinevad siis teised reklaamivõimalused. Mida ka vähesed teavad, on see, et Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juures tegutseb arbitraažikohus, mis tähendab, et me aitame siis ettevõtetel vaidlusi lahendada. Miks pöörduda arbitraažikohtu poole? On see, et arbitraažikohtu otsus ei kuulu edasikaabamisele, mis tähendab seda, et muidu see ühest instantsist teise minek, see jääb kõik ettevõtetele ära. Pluss loomulikult on ka see, et kes sooviks näiteks, et äripartneriga tüli kajastatakse nagu aastaid meedias, et arbitraaži kohtu case'id ja lahendid on pigem sellised, kus ettevõtjad ei tahaks seda sugugi. Aga selle kohta saab ka täpsemalt siis meie kodulehelt infot juurde uurida. Ja kuna meil on Toompeal ilus maja, kus on väga ilusad ruumid, siis meil on rõõm neid vahepeal ka välja üürida. Nii et oleme üürinud nii sünnipäevadeks kui ka ettevõtete strateegiapäevadeks ja ükskõik mis teiseks siis ürituseks ka, mida on vaja, on erineva suurusega, erinevate funktsionaalsustega, et julgesti saab ühendust võtta. Ja veel ekspordi toetamiseks, mida me teeme, anname välja 3-keelset Eesti eksportööre tutvustavat väljaannet Estonian Export Directory ja küsitakse mult mõnikord, et aga miks te seda paberkujul teete? Mina kinnitan, et on meil riike ja on meil inimesi, kellele meeldib paberkujul infot tarbida ja hea uudis on siin see, et lisaks sellele on kõik see info olemas ka siis veebileheküljel olemas estonianexport.ee. Ja kui te ise soovite seda väljaannet paberkujul, siis samamoodi julgustan, tulge Toompeale Kaubandus-Tööstuskoja ruumidesse ja siit saate selle endale ka soovi korral. Kas kellelgi on küsimusi koja teenuste kohta, ennem kui ma räägin koja erinevatest projektidest? Nüüd ma lugesin küll väga aeglaselt 10 sekundit ja järelikult on kõik selge nagu seebivesi või siis on nii segadust, et ei julge ikkagi üleüldse küsida. Nii, aga räägin nüüd erinevatest koja projektidest ja projekte on meil tõesti väga erinevaid ja väga erinevate
fookustega. Üks, mis on just selliste väike ja keskmise suurusega ettevõtete puhul hästi aktuaalne praegu on tööjõu nappus. Suurte puhul ka, aga lihtsalt miks väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul see veel eriti aktuaalne ongi see, et suurte nii-öelda löögirusikas on oluliselt suurem. Nad paistavad silma nii ehk naa ja neil on rohkem ressursse ka oma tööandja brändi kujundada. Nad teevad seda teadlikult, strateegiliselt ja nad panustavad ka turundusse selle võrra rohkem. Sama lugu on kogu personali töö struktureerimisega, et väga tihti väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes personalijuhti kui sellist tööl ei olegi. Need tööülesanded, mis on siis seadusega pandud või ka erinevad muud, on siis nii-öelda ära jaotatud teiste töötajate vahel. Mõnikord on see büroojuht, või siis on jurist, kes asjatab kõik tööõigusega seotud lepingud, raamatupidaja kindlasti puhkusearvestus, kõik sellised asjad. Aga selleks, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ka püsiksid konkurentsis ja ikkagi suudaksid pakkuda nii nooremale kui ka siis natukene vanemale nooremale põlvkonnale siis atraktiivset töökohta. Selle jaoks Regrow projekt ellu saigi kutsutud. Ja me juba viisime läbi ühe sellise koolitusprogrammi selle aasta kevadel, mis sai väga-väga head vastukaja ja kuna see läks nii edukalt, siis me saime ka võimaluse viia seda teist korda läbi ja katsetada natuke teise sisuga. See koolitus leiab aset oktoobris. Praegu on kohad täis, aga kui see teema teid kõnetab, siis ma julgustan küll projektijuhile kirjutama ja ütlema, et juhul kui kohti vabaneb, et siis mina oleksin huvitatud osalema. See on selline 2-päevane koolitus, mille järgneb siis kodutöö ja siis tuleb detsembris kolmas koolitus. Lisaks sellele on meil ettevõtete sisene mentorprogramm, mille raames me piloteerime siis mentorite pilootkoolitust ja see kuupäev on hetkel täpsustamisel ja need kõik koolituspäevad ja koolitusprogrammid on siis osalemine on osalejatele tasuta. Osaleja kanda on vaid siis oma siis nii-öelda toitlustuskulu. Ja kõikide nende projektide kohta leiab ka siis täiendavat infot meie kodulehelt. Järgmine projekt, mida ma soovin teile tutvustada, on Turban ja see keskendub turismisektorile ja turismisektori ärimudelite jätkusuutlikumaks, ressursitõhusamaks ja siis ringmajanduse põhimõtteid järgivaks suunamisel. Ja kui me seda projekti ette valmistasime 2019 aastal, siis ilmselgelt ei olnud pandeemiast ja kõigest sellest, mis ees seisab, kellelgi aimu, aga mida me nägime ka siis, kui kõik piirangud, mis koroona ajal kehtisid, nii lennunduses ja üleüldse riikide vahelises liikumises, kui need piirangud maha võeti, siis ju inimesed sõna otseses mõttes ummistasid lennujaamu. Sellesse projekti on kaasatud 7 Euroopa linna, lisaks Tallinnale, Barcelona, Amsterdam, Budapest, Kopenhaagen, Dubrovnik ja Kiil. Ja projekt saigi siis alguse selline peale siis koroona nagu esimest lainet, koroona teise laine ajal ja kestab kuni järgmise aasta märtsini. Ja miks ma sellest teile räägin? Selle projekti raames toimub väga palju erinevaid täiesti tasuta veebiseminare, mis on küll turismisektori fookusega, turismisektori ekspertide poolt läbi viidud, aga ütlen ka seda, et kui teie taust on mõnes teises sektoris, aga teil on huvi ikkagi see, et mis see jätkusuutlikkus tähendab, mis on see parimad praktikad, mida teised riigid teevad, siis nendel webinaridel saab see ka seda infot ilusasti kätte. Ja lisaks sellele on siis 12-kuune kiirendiprogramm, mis algas selle aasta märtsikuus, kus Eestist on siis osalemas 7 erinevat ettevõtet oma konkreetsete projektidega, nii et kui kiirendiprogramm lõpeb,
siis loodetavasti te kuulate nendest põnevatest näidetest ka meedia vahendusel. Kui teil on huvi ja soovite täpsemalt infot, siis Turbanil on ka oma kodulehekülg ja sealt turismisektori taustaga inimestel ma kindlasti soovitan vaadata, et mis võimalused selle projekti raames avanevad. Järgmine projekt, mida me praegu läbi viime, on seotud riigihangetega. Kui ma ennem rääkisin, et meil on teenusena riigihangete monitooring, siis praegu see konkreetne projekt keskendub siis väike ja keskmise suurusega ettevõtete Euroopa Liidu seest julgustamisel osalema Euroopa Liidust väljaspool asuvate riikide riigihangetel. Ja see taust on seal see, et Euroopa Liidu vabakaubanduslepingutes on väga paljude teiste riikidega siis ka eraldi peatükk riigihangete osas ja sellest, et peaks olema siis võrdne ligipääs ja läbipaistvus nendel riigihangetel osalemiseks. Ja kui Euroopa Komisjon siis monitooris, et kuidas see tegelik seis on, siis tegelikkus on ikkagi see, et väga vähesed Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõtted üleüldse nendel hangetel osalevad ja kui ei osale, siis on ka raske neid hankeid võita. Ja selles projektis on meil siis täiesti eraldi fookuses 4 erinevat sektorit: infotehnoloogia, targa linnalahendused, targa terviselahendused ja kõik rohemajandusega seotud lahendused. Ja projektis on siis 6 erinevat sihtriiki. Meile kõige lähem neist on Norra, aga lisaks Norrale Serbia, mis on ka suhteliselt lähedal Euroopa Liidu piirile ja siis juba kaugemad sihtriigid nagu Jaapan, Vietnam, Kolumbia ja Tšiili. Ja kõigi nende 6 riigi kohta on meil läbi viidud siis sellised veebiseminarid, mida on võimalik ka täiesti tasuta järele vaadata. Kõigi nende 6 riigi kohta on valminud ka sellised lühiülevaated, mis tutvustavad konkreetselt selle riigi hetkeolukorda ja mis sektorites, mis arengud on toimunud. Ja lisaks sellele oleme me ka üles seadnud sellise väga abistava töövahendi kõigile, kellel on suurem ja konkreetsem huvi. Kui lähed projekti kodulehele www.project6.eu, siis seal on võimalik tellida endale siis nende riigihangete teavitused nii riigipõhiselt kui ka siis erineva sektori põhiselt. Ja kui te seda veebilehekülge uurite, siis te näete, et lisaks nende riigihangete teavitustele on seal ka sellised uudised, mis on konkreetsete riikide ja nende arengute osas. Ja loomulikult, kuna tegemist on pilootprojektiga ja jällegi projekti ettevalmistamisel ei olnud ei pandeemiat ega ei olnud Ukraina sõda, siis me näeme, et Eesti ettevõtete huvi nendele kaugetele turgudele vaadata on oluliselt kahanenud. Kõik tegelevad sellega, et oma tarneahelaid ümber mängida. IT-sektori ettevõtetel on hoopis praegu fookuses see, kuidas oma üksused kas Valgevenest ümber suunata või Ukrainast tööd ümber korraldada. Et see fookus ei ole nendel kaugetel sihtriikidel, mis selle projekti raames on. Küll aga paljud on öelnud, et see info, mida nad saavad ja näevad, et tõesti, kui palju väga suuri muudatusi toimub ka arenguriikides, et see on väga julgustav. Nii et praegu meil on sihtriikide põhised veebiseminarid toimunud, aga nüüd 4. oktoobril ehk siis päris varsti on toimumas targa linnalahenduste teemaline veebiseminar ja seal me püüame siis ka välja tuua selle, et
missugused targalinna lahendused juba on tee leidnud Euroopa Liidust väljaspoole ja missuguseid lahendusi võiks nendes konkreetsetes sihtriikides kõige enam praegusel hetkel vaja olla. Ja samasugused siis need sektoripõhised veebiseminarid tulevad ka edaspidi, nii et julgustan küll uudistama ja julgustan osalema. Veel üks projekt, mis on kohe-kohe läbi saamas, kuid millest ma tahaksin rääkida, on arengukoostöö projekt Gruusia naisettevõtjate arengu toetamiseks. Ja te võite mõelda, et Gruusia naisettevõtjad, et miks siis nagu Eesti karjäärimeeste infosessioonil sellest rääkida, aga sellepärast, et see konkreetne projekt andis 20+ Eesti naisettevõtjale ja naismentorile võimaluse siis pakkuda mentortuge Gruusia naisettevõtjale, andis ka võimaluse osaleda mentorite koolitusel, osaleda siis naisettevõtjate foorumil ja andis ka võimaluse osaleda õppevisiidil Gruusiasse. Ja samamoodi siis, kui Eesti naised käisid Gruusias õppevisiidil, Gruusia naisettevõtjad käisid Eestis. See oli selline hea ajaaken, et üks koroonalaine oli just natukene sulbunud ja teine polnud veel nagu uuesti kõverat üles löönud selle aasta veebruarikuus. Ja nad siis kohtusid ka oma mentoritega silmast silma ja pärast see mentorlus toimus siis interneti teel. Ja samamoodi tuli sõda oluliselt mõjutas äritegevust Gruusias samamoodi kui Eestis. Ja paljud nagu mentiid, kellega me siis juunikuus Gruusias kohtusid, ütlesid, et sellest mentorist oli hästi palju abi, sest ikkagi alguses, kui see sõda tuli, oli kõigil selline tunne, et mis nüüd saab ja kõik saabki otsa ja ettevõte läheb pankrotti ja mis ettevõtte arendamisest me siin siis räägime. Seda projekti rahastas arengukoostöö taotlusvoor Eesti Välisministeeriumist ja kui küsida täpsemate tulemuste kohta, siis meil on mitmed Gruusia ettevõtted, kes alustasid eksporti Euroopa Liidu riikidesse. Meil on mitmed Eesti ettevõtjad, kes selles projektis osalesid, kellel on nüüd koostööprojektid grusiinidega ja nii Eesti poolt meie Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kui Gruusia poolt Gruusia Kaubandus-Tööstuskoja oleme ka veendunud, et taolised projektid, kus on võimalus nii silmast silma kohtuda, näha, kuidas siis äri tegelikult selles konkreetses sihtriigis arendatakse ja samal ajal on seal seda nii-öelda virtuaalset elementi, et neil on kõigil selline kasutegur väga suur ja see virtuaalsuse pool on alati see, mille osas me olime enne pandeemiat skeptilised, et arenguriikides ei ole internetiühendus hea ja neil ei ole seda interneti kasutamise mitte siis oskust, aga valmidust. Ja see koroona selles mõttes kiirendas, et see valmidus oluliselt kasvas ja kasvas väga kiiresti ja need samamoodi ühe foorumi me viisimegi läbi ainult veebikonverentsina, teise foorumi ajal me saime ka nagu füüsiliselt ühes ruumis olla, aga kandsime seda ka Zoomi vahendusel üle. Need mõlemad on Kaubandus-Tööstuskoja YouTube'i kanalis olemas ja võimalus järele vaadata. Ja kellel tekkis täpsem huvi ja soov olla kursis, et juhul kui algab jätkuprojekt, et siis kolleeg Liisi Kirchenberg on projektijuht, kelle poole võib siis julgesti pöörduda. Nii, nüüd ma küsiks teilt, kas keegi teist on kuulnud sellisest asjast nagu Enterprise Europe Network? Ja võite näiteks chati kirjutada ja täitsa ausalt võite kirjutada, et jah, ei, pole kunagi kuulnud või et midagi nagu olen kuulnud, aga ei tea. Mul oleks ka põnev teada.
ma loodan, et see vaikimine tähendab seda, et te kõik olete sellega filigraanselt kursis, aga pigem vist on nii, et nagu Harma kirjutab, et vist ei ole, on ju. Et tõesti nii on, et see on 10+ aastat olnud teenus Euroopa Komisjoni poolt algatatuna, sellepärast et jällegi Euroopa Komisjon ju soovib ka, et see siseturg, mis Euroopa Liidu liikmesriikide vahel peaks olema, peaks ja toimiks, aga päriselu näitab seda, et seal on palju takistusi. Üks takistustest ongi see, et kui ettevõte sooviks alustada ekspordiga või ka impordiga, siis tihti ei teata, et kust leida siis neid partnereid. Ja Olga vastus on ka väga julgustav, et olen kuulnud, aga ei ole süvenenud. See on ka täiesti OK, sellepärast et nii kaua, kuni seda vajadust konkreetselt leida näiteks mingis sihtriigis koostööpartnerit ei ole, siis küllap nagu niisama sinna portaali ära eksida ongi suhteliselt keeruline. See nimi juhib ka valedele radadele, sellepärast et tegelikult on selles võrgustikus 66 erinevat riiki, ehk seal on siis liikmesriigid, aga väga palju riike ka väljaspool ja näiteks kui me käisime äridelegatsiooniga Vietnamis, siis tuli minu juurde sealne Enterprise Europe Networki esindaja. Jaapanis on, Hiinas on ja üks on siis lihtne, et kui ettevõte soovib leida koostööpartnereid teatud riigis või piirkonnas, et siis ta võtab selle kontaktiga ühendust, annab oma soovist märku, see luuakse profiil, mis läheb sinna süsteemi ülesse ja siis nende teiste riikide poolsed koordinaatorid jälle siis leiavad sealtpoolt ettevõtted vastu. Mis on selle pluss, on see, et ei juhtu seda, et pannakse ettevõtte kontaktid kusagile ülesse ja siis ettevõte hakkab saama nagu lademetes spämmi. Et need inimesed, kes selle projektiga tegelevad, peavadki tegema sellise nii-öelda, kuidas see on siis nii-öelda reha ja valimagi välja siis sellised nagu profiilid süsteemist, millel nagu reaalne match oleks ka. Muidugi see ei ole ainus, mida Enterprise Europe Network raames tehakse. On ka erinevad B2B kohtumised, mis enne pandeemiat olid nagu 100% ikkagi füüsilised. Nüüd on neist väga paljud ka online variandid ja tõesti neid kohtumisi on väga paljude suurte selliste sektori, kas regiooni kõige tähtsamate ürituste või riikide kõige tähtsamate ürituste raames ja nendest ka me teavitame siis oma infokanalites. Ja on eraldi siis uudiskiri, mis annab ka siis neid koostööpakkumistest, mille siis meie nagu töötaja on siis nende lugematu arvu koostööpakkumiste hulgast nii-öelda välja valinud, teades ettevõtete profiile Eestis ja mida me toodame või mis teenuseid me pakume ja pannud sellise shortlisti kokku. Ja lisaks Eesti Kaubandus-Tööstuskojale on seal siis Eesti poolt rohkem partnereid, on Tehnopol, on Tartu Teaduspark, Baltic Innovation Agency ja Invent Baltics. Ja need kaks viimast partnerit on sellised siis, kes aitavad Eesti ettevõtetel ka osaleda siis sellistes suurtes Euroopa Liidu rahastusvoorudes, aitavad reaalselt neid rahastustaotlusi ka kokku panna ja on teinud seda väga hästi. Ja lisaks sellele, slaidi peale mahub väga vähe kirja panna, mida me ei pannud kirja, on ka see, et kui teil on mingi konkreetse sihtriigi kohta mingi teine küsimus või mure, näiteks meie poole on ka pöördunud siis Eesti ettevõte, kes ei ole saanud oma Türgi äripartnerilt lubatud ajaks rahaülekannet. Et siis meie oleme võtnud ühendust Türgi poolse Enterprise Europe Networki kontaktiga, andnud neile seda teada ja nemad on omalt poolt siis selle sama ettevõttega tegelenud ja ettevõtte lõpuks siis teatas meile, et nad ikkagi said selle raha üle kanda. Sama lugu on ka toimunud mõne Euroopa Liidu sisese ettevõttega. Et paraku nii on, et meil on küll
lepingud ja maksetähtajad, aga mõni ettevõte ei taha nendest kinni pidada. Või siis on võimalik ka küsida näiteks maksualast nõu, et kuidas on maksud, tööjõumaksud või siis mingi muud maksud selles konkreetses sihtriigis. Või on võimalik ka küsida siis näiteks tööõigusega seotud spetsiifilisi küsimusi, et meil on tulnud läbi aegade selliseid päringuid ka Eesti osas ja siis need on need olulised küsimused, kui näiteks välisinvestor kaalub, mis sihtriiki omal selline tootmine või teenindussektori selline tugiteenuskeskus üles panna, et need on olulised asjad. Nii et jällegi julgustan uurima, julgustan üritustel osalema, palju tasuta veebiseminare. See on see, mida positiivne tulem, mis me kõik saime tänu koroonale, et enam ei pea alati tunniajase või pooleteisttunnise ürituse jaoks kusagile spetsiaalselt kohale sõitma, saabki meili teel ennast kirja panna ja ilusasti virtuaalsesse ruumi siseneda. Neid variante Enterprise Europe Network pakub, on väga palju pakkunud ja pakub ka edaspidi. Ja nüüd, kui siis Ukrainas sõda alguse sai, siis on ka täiesti eraldi siis selline platvorm loodud Ukraina ja siis Enterprise Europe Networki partnerriikide ettevõtete nii-öelda match imiseks, ikka selleks, et aidata Ukraina ettevõtetel ellu jääda ja ikka selleks, et Ukraina on ju oluliselt soodsam tootmismaa kui nii mõnedki Euroopa Liidu riigid, nii et ja ta on samas nii lähedal, et julgustada seda koostööd endiselt jätkama. Ja kolleeg Lea Aasamaa on siis see, kes oskab täpsemalt selle kohta kirjutada või vastata veel nagu spetsiifilisemale küsimustele. Meil on veel üks projekt, millest täna tahaksin rääkida. See on teadmusjuhtimise fookusega Euroopa Liidu rahastatud projekt nimega NoMan. Ja mis me selle raames juba oleme teinud, on siis läbi viinud intervjuusid väike ja keskmise suurusega ettevõtetega teadmusjuhtimise teemadel, et aru saada, et kas ja kui palju nad teadmusjuhtimisega igapäevaselt tegelevad ja mis on need kõige suuremad ohukohad ja mis on need kõige suuremad vajakajäämised. Ja nende intervjuudest saadud sisendite põhjal töötataksegi välja siis lühiõppekursused, mida me nimetame, inglise keeles on minu meelest väga äge nimetus neil, knowledge pills. Ja siis lisaks sellele ka siis selline interaktiivne teadmusjuhtimise juhend, mis peaks saama järgmise aasta alguseks valmis. Kui on rohkem huvi projekti käiguga kursis olla, võtke minuga ühendust või tegelikult praeguseks on juba ka NoMani projekti koduleht üleval. Aga see teadmusjuhtimine on hästi otseselt seotud sellega, et inimesed vahetavad üha rohkem töökohti ja inimlikult ja inimese arengu seisukohalt on see kõik ju väga tore, aga organisatsioon peab sellega ka kuidagi hakkama saama, mis tähendabki, et kõik see info, mida siis üks inimene haldab, peaks olema kuidagi teadlikult niimoodi administreeritud, nii et ei juhtuks seda, et kui inimene lahkub, et siis pärast seda on üks suur segadus ja tohuvabohu. Visiitidest ma rääkisin eelnevalt ka lühidalt. Sel aastal on visiite toimunud suhteliselt vähe. Meie poolt korraldatuna siis toidusektori visiit Dubaisse, Dubai Expo raames koos maaeluministriga. Oktoobris siis läheb meie kolleeg Margus Ilmer, Jõhvi kontori juht ettevõtetega Kasahstani ja selle nädala lõpus pühapäeval siis stardivad ettevõtjad koos majandusministriga Ukrainasse, kellel on huvi ja rohkem soovi visiitidega kursis olla, siis palun pöörduda kolleeg Liisi poole. Ja millest ma tahtsin veel rääkida, on üks teenus, mida pakub siis praegune EAS ja KredExi
ühendasutus, mille lühend on EIS ehk siis Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutus, on välisekspertide kaasamise teenus ja jällegi kord, et olles ise rääkinud nii paljude ettevõtjatega, ma olen saanud kinnitust, et kõigini see info ei ole jõudnud, kuigi see teenus on olnud võimalik juba kasutada päris mitmeid aastaid. Ja mis selle abil on võimalik siis teha? On võimalik leida vajalik ekspert, kes aitabki siis konkreetselt sihtturul koostööpartnereid leida, teha turu-uuringut, konkurente kaardistada, konkurentide hinnastamist kaardistada ja seda on võimalik siis teha Rootsi, Norra, Saksa, Hiina ja Araabia Ühendemiraatide sihtturgudel. Miks need turud? Sest need on need turud, mis on siis riigi poolt võetud nii-öelda fookusturgudena fookusesse. Ja praeguseks on siis tingimused sellised, et eksperdid kulu hüvitatakse 80% ulatuses ja maksimaalselt 10 000 eurot siis ettevõtte kohta. Et 10 000 eurot ühe konsultandi teenustasuna mõnes riigis on väiksem projekt, mõnes riigis suurem, hinnad erinevad, aga nii palju, kui me oleme siis ettevõtete puhul näinud, et päris mitmed on ühe siis sihtriigi raames seda teenust kasutanud, selle projekti edukalt ellu viinud ja näiteks pool aastat hiljem tulnud samasse teenusesse teise sihtriigi raames. See tähendab, et nad näevad, et see projektil on väärtus ja sellel teenusel on väärtus. Ja ekspordi lainel ka siis lõpetame Made in Estonia ekspordikonverents. Jällegi tahaks loota, et keegi on teist sellest kunagi kusagil kuulnud, kui see teie eelneva profiiliga haakub. Miks me räägime nii palju ekspordist, miks on eksport fookuses? Ikka selle jaoks, et Eesti on lihtsalt nii väike. Selleks, et kasvada, on vaja minna välisturgudele. Ja mida mina tajusin, oli see, et väga palju kordi nagu avaliku sektori poliitikakujundajad ütlesid ühes ruumis, et need ettevõtjad on ikka nii vähe ambitsioonikad ja ei soovi kusagile minna. Ja teises ruumis olid siis jällegi eksportöörid, kes ütlesid, et nende avaliku sektori poliitikakujundajad üldse ei saa aru, mida me siin teeme ja miks me siin teeme ja need siis erinevad teenused, mis välja töötatakse, need absoluutselt ei vasta meie vajadustele. Ja siis minu loogika ütles, et toome need inimesed omavahel kokku ühte saali, kus nad saavadki siis öelda nagu otse ilma vahendajateta, et mis on ootused, mis on võimalused ja mis on ka tulevased plaanid ja rääkida siis omakorda eksportöörid sellest, kuidas nad on mingitele turgudele saanud, mida nad on selle jaoks teinud, kuidas neil on läinud ja mis neil on plaanis. Ja praeguseks on ekspordikonverents toimunud juba 5 aastat ja kõik need eelnevad konverentsid on järele vaadatavad ja täiesti tasuta kättesaadavad. Oleme seda teinud siis koostöös Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutusega ja Swedbank Eestiga. Ja tõesti, kui on huvi selle teema vastu, siis nendelt konverentsi salvestustest te leiate väga palju põnevat infot, te leiate sealt inspireerivaid kõnesid, põnevaid arutelusid, mõned asjad on praeguseks juba toimunud. Ma mäletan, et kui esimene ekspordikonverents toimus, siis oli küsimuse all see, et meie Riigikogu liige ütles, et kindlasti peaks Dubai Expole minema, siis nüüd on Dubai Expol käidud, Dubai Expo on läbi ja viimasel ekspordikonverentsil siis viimane esineja oligi Expo juht Andres Kask, keda intervjueeris siis EAS-i välisesindaja Dubais. Aga minul hakkas äratuskell käima, andes märku, et 45 minutit on läinud nagu niuhti. Ma küsin, kas teil on kogu selle jutu peale tekkinud täpsustavaid küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis mina tänan kuulamast
kaasa mõtlemast, andmast vastukaja Enterprise Europe Networki osas. Annan selle kindlasti oma kolleegile Leale edasi ja mis ma saan öelda, kui vahepeal tekib küsimusi, saatke julgesti email või võtke ühendust LinkedIni vahendusel. Vaadake, mis on meie teenuste kohta kirjas meie kodulehel ja olete alati oodatud meie erinevatele üritustele, sest mida ma alati ka ütlen nii tulevastele klientidele kui olemasolevatele klientidele, meie pakume teile väga laia ampluaa võimalusi, aga see on teie endi kätes, mis võimalused te ära kasutada ja mis võimalusi te ei kasuta. Ja karjääri osas on samamoodi, et neid võimalusi on alati N+1, aga olles just tagasi tulnud Nordic Business Forumilt, kus olid nagu väga konkreetselt ikkagi suure lava peal 7000 ärijuhi ees esinejad, kes ütlesidki, et oluline on see, et ettevõtte ja inimese väärtused ühtiksid, ühte sammu astuksid, et siis on mõlemad pooled õnnelikud. Et mina usun samamoodi, et karjääri kujundamisel see, mida me koja teenustega suudame pakkuda, on ilmselgelt alati abiks karjääri kujundamisel. Ilusat päeva teile ja aitäh osalemast. Kõike kaunist.